Tere tulemast vaatama kuulama Petrolheadsi podcasti. Kui teil on vaja uusi suverehve, siis vaadake Baltajärgi kodulehte ja tellige endale ära. Ning kui esiklaas on pärast talve maru kehvaks muutunud, siis Glass Drive aitab kindlasti välja. Tänases episoodis on meil taas külas Martin Rump ja tänases episoodis saame teada, mida saab lugeda Datalugerist, mis on mõned ägedad autod, millega Martin sõitnud on ja räägime ka tervisest ja sõitja siis nii-öelda ettevalmistusest nii vaimselt kui füüsiliselt. Nii et jääge lainele. Nii, tere taas, Martin. Rõõm sind jälle siin näha. Eelmises episoodis me rääkisime sinu karjäärist, et kuidas sa sealt kaardist jõudsid, siis kuhu sa täna oled jõudnud. Aga tänases episoodis keskendume rohkem siis sellele teisele poolele, mis on siis ettevalmistusosa ja treening ja vaimne osa ja natuke ka sinu siis muudest autodest. Väga hea. Mul on hea meel tagasi olla ja see, et me räägime nüüd tegelikult väga olulisest osast, sellest teisest poolest just. Aga et võtame siis kohe päris algusesse ja räägime praktilisest poolest, et ma olen isa, kes tahab panna lapsed karti sõitma ja nad peavad hakkama ju ka mingit muud trenni tegema, mitte lihtsalt, et panen nad rajale ja ütlen, et minge sõitke, eks ole. Me räägime nüüd väga konkreetsest case'ist. Ei, üldse. Me räägime üleüldse, aga lihtsalt see näide on väga aktuaalne praeguses seisus. Et mida nüüd peaksid hakkama need väikeste laste või noorte vanemad siis hakkama vaatama, millega need lapsed peaksid siis veel tegelema peale selle raja peal toimumaga? Ütleme niimoodi, et tegelikult hästi keeruline küsimus, sellepärast, et ma tahaks sellest rääkida alguses, et kui me liigume mingisugust suurde sporti, kas või samu kardisõit, et siis hästi oluline minu arvates, see on puhtalt minu arvamus, on see, et mitte teha seda asja liiga professionaalseks, liiga tõsiseks, liiga kiiresti. Et tegelikult läheb aastaid selleks, et sellest siis noorest võidusõitjast sirguks keegi, kes võib-olla siis tulevikus tahab hakata pürgima nagu kõrgematele levelitele, kõrgematele nagu siis kategooriatesse, sarjadesse, tahta saada professionaalseks sõitjaks või midagi muud. Võib-olla ei ole seda tegelikult seda nagu minekut seal sees, et mis on ka täiesti fine, et võtta nagu osa, lihtsalt teha nagu seda sellist sporti, nautida seda. Oluline oleks sellega mitte üle pingutada just selle nii-öelda ettevalmistuse siis nii-öelda ette tegemisega. Et vaadata võib-olla seda, et asi oleks ikkagi meeldiv, see on kõige olulisem, aga füüsiline ta on igal juhul. Robloxi ja Minecrafti juures tuleb ennast kuidagi ära saada. Et ma ütleks niimoodi, et algus selline lihtsalt sõitmine on fun. Ja võib-olla seda alustadagi täpselt niimoodi, et teha seda kui võimalust, et tähendab, ma nüüd räägin mingi täiesti teoreetilist juttu, mul endal lapsi ei ole, et mis päriselt siis toimib, on ju, et just see nagu nii-öelda mindseti poole pealt siis, et ma ei tea, minul näiteks isa, ma siiamaani mäletan enam-vähem, et ei sundinud kunagi peale mulle asju, et need asjad, mida ma nagu tahtsin teha, kõik need spordialad, mida ma mängisin, hiljem siis kart on ju, et see kõik oli nagu minu enda algatus või et ma käisin pigem papsile peale, et kuule, lähme teeme. Ja siis, kui ta seda mulle nagu lubas või võimaldas, et siis ma sain juba see, mul oli nagu nii suur õhin, ma nagu räigelt tahtsin. Et kui võib-olla siis see laps tahab tegelikult Robloxi mängida, Minecrafti, et siis see võib-olla nagu keerulisem case, eks ma tahtsin ka arvutimänge mängida ja seal peabki mingi nagu balanss olema, aga kui me nüüd võib-olla siis liiga kaugele sellest teemast ei läheks, et räägime siis ettevalmistusest, et kui võib-olla jõuame nagu sinnamaani, et lapsel meeldib, tahab päriselt sõitma hakata, tahab võistlema hakata, et siis tuleb ikkagi olla valmis selleks võistluseks ja mitte nagu lihtsalt mütsiga lööma minna, et siis loomulikult selline füüsiline ja miks mitte ka tegelikult juba kohe algust peale selline mentaalne ettevalmistus või et vähemasti olla nagu valmis, mida ma lähen tegema, et see tegelikult päris algusest peale peaks olema ikkagi mingi suunitlus, mingisugune effort sinna suunas peaks olema. Miks ma näiteks ka selle küsimuse küsisin oli tegelikult veidi sellepärast, et lapsevanemana, kui sa küsid oma lastelt, et aga mida sa teha tahaksid, millist sporti sa tahaksid mängida,
siis vastus on ju tegelikult ei tea või parimal juhul saad sa mingi siukse vastuse, et sõber või sõbranna teeb mingit sellist asja, et see tundub tore. Aga noh, selles mõttes on ikkagi ilma peale sundimata võimalik natukene suunata. Et võib-olla selles võtmes siis, et kuhu suunata, kui mõelda siis nagu ka võidusõidu peale. Okei, no ma ei taha selle metsajooksu ma ei pane ju 10-aastast tegema, et noh. Teeme siis asja nagu lihtsamaks, et kuidas siis leida see selline ettevalmistuse või ütleme siis nagu selle lisatreeningu mingisugune väljund selleks, et see oleks kasulik võidusõidu suunas. Et siis kõige lihtsam variant oleks tõenäoliselt minna seda teed, et panna siis laps tegema mingit sugust teist spordiala, mis oleks võimalikult kasulik võidusõidu suunale. Kindlasti ta peab olema midagi füüsilist, sest et see juba aeroobne põhi, mis tegelikult lastele on nagu päris hea juba niikuinii. Nagu väga palju aeroobset tegelikult võhma ei ole nagu vaja tegelikult treenida, eriti just need lapsed, kes nagu päriselt liigutavad ka. Et siis ja ülekaalulist ei ole, et siis see võhmatreening võib-olla ei ole niivõrd oluline, kui on näiteks siis hilisemalt nagu vanemas eas või kas või selliste võib-olla mitte veel täiskasvanud, aga tiinekate nagu teenage vanuses nagu noortega, et see võhmatreen saab nagu seal olulisemaks, sest et seal on võimalik nagu palju käest ära anda. Aga ilmselt harjumusi tuleb loua nagu ennem tiinekaks saamist juba. Ei, selge see. Aga tulles tagasi siis selle juurde, et mis on need nagu alad, et mina olen alati olnud seda usku, et suusatamine on nagu ütleme, ta on teaduslikult väga arendav spordiala ja see ei ole kõigile, see ongi nüüd see, et see ei sobi nagu kõigile, sest et see võib väga tuim ja selline karm higi ja pisarad rühkimine tunduda. Minu jaoks oli see, et ka jällegi mul paps oli suusataja või ütleme siis vähemasti väga heal tasemel hobisuusataja ja mina tahtsin suusatada, mulle küll see alati, ma jõudsin sinnamaani ise lõpuks ka läbi klassikaaslaste, aga et suusatamine kindlasti oli see, mis mulle selle põhja nagu andis kardi kõrval. Enne seda ma tegin jalgpalli, see on täpselt siuke, et kõik minu meelest ühel hetkel seda, täpselt. Et ka selline arendav spordiala, sai liikuda, sai oma keha tunnetust, kuidas hüpata, liikuda külje peale, küll igasugused lihasgrupid, kuidas nad töötavad, kuidas selline motoorika toimib, et see kõik tegelikult arendas mind ja ma arvan, et see kaudselt oli tegelikult vägagi minu kui võidusõitja siis hilisemalt nagu selline hüve. See tähendab siis, see panustas sinna suunda. Kui minna veel natuke rohkem süvitsi, siis spordialad, mis ma tean, et väga nagu head on kindlasti igasugune ronimine, eriti just nagu väiksematel lastel, et see on asi, mis nagu puht üldfüüsiliselt lihtsalt arendab nii palju, et seal on nagu väga otsene kindlasti siuke suured plusspunktid, kui sealt selle füüsisega tulla võidu sõitma, sest et see on asi, mis ta arendab nii nagu mentaalselt kui ka siis võhma kui ka käsi, mis konkreetselt peab rooli kinni hoidma, õlad, igasugune koor või ütleme siis nagu kõhulihaste ja siis selle kogu see tüvi, mis kehal on, maadlemine näiteks. Spordialast nagu veel, lõppkokkuvõttes minu meelest peaks leidma lihtsalt mingisuguse asja, mis on füüsiline esialgu, mis arendab mingid lihasgruppe, põhilised lihasgrupid, mis võidusõidus olulised on koor, kõhulihased, kogu siis terve selle lihasgruppidega kõik, mis keha ümber on lähedal, loomulikult õlad ja sest et õlad väsivad korralikult ära, aga miks mitte ka lihtsalt käed, et ma arvan, et keskmine selline mitte väga aktiivne laps või üldse inimene, et kes nagu on harjunud pigem arvuti taga istuma ja mitte nagu väga füüsiliselt midagi tegema, et siis puhtalt juba käed on nii nõrgad, et tegelikult võtad roolist kinni ja käed väsivad esimese asjana ära. Et me näiteks ripume trennides tihtipeale lõpetuseks, et teeme lihtsalt sellist teedhängi, võtadki torust kinni ja pead hoidma enda keharaskust üleval. See on siuke nagu, seal on siuksed mingid standardid, mis on enam-vähem mulle nagu välja kujunenud, et mis on nagu siis näitab, et tegelikult veel seda grip strength'i nagu piisavalt ei ole, mis on siis see, et okei, siin juba näha on, et on
parema ettevalmistusega, on ju. Mis see aeg on? Ma kodus vaatan kohe, ma tean, no, mis olema peab. Minu meelest on niimoodi, et ütleme minuti võiks nagu igaüks ära olla. Okay. Aga noh, on neid sõitjaid, kes tulevad trenni ja suudavad 15 sekundit olla ja siis kukuvad maha sealt. Et noh, et see on selline väga elementaarne asi, mis aitab, aga see ei ole nüüd nagu spordiala, mis nagu... ma niisama rohkem. Aga see muidugi aitab üsna palju seda nii-öelda mentaalset poolt, et kui sa ju kannatad selle rippumise ajal, sa reaalselt kannatad kuskilt 30-40 sekundi jooksul läheb ikka valusaks juba ja no sa pead sellest valust üle olema. Just, aga, ja, ta on mentaalne ka, loomulikult. Aga jah, see võib-olla siis väga-väga pikk selline pikaajaline vastus sellele, et mida siis nagu teha, et ma arvan tänaste teadmiste põhjal, mis mul on, see formula või siis valem võikski olla selline, et proovida, kuidas see kart üldse sobib, kuidas võidusõit kui selline sobib, kui see õhin on seal olemas, siis ühel hetkel suunata nagu sinnapoole, et okei, et sõita võib, on ju, aga üks hetk nagu varem või hiljem, et täna tegelikult, kuna kaardid liiguvad ainult kiiruse poole, rohkem kiiremaks ja grippi tuleb juurde, rehvid on paremad, rajad on paremad, et see füüsiline piir tuleb nagu varem ette ja eriti nõme on tegelikult avastada seda. Ma olen seda teinud, et 2000 ma võitsin maailmakarika, on ju, omadega täielikult mäel, 2010 ma olin 14. Aasta hiljem ma läksin KF3 sõitma VSK siis maailmasarja Euroopas. Max Verstappenid ja Strollid ja mingid Leclerc'id, Albonid, kõik olid seal ka ees, on ju. Ja muideks De Vries, kes oli nagu ülikõva kardisõitja. Nüüd on saanud kõvasti kriitikat siin viimasel ajal, aga et noh, ühesõnaga väga vinged sõitjad. Ma avastasin, et ma ei ole füüsiliselt valmis. Ja ma olin nagu sportlik poiss, aga et see füüsiline lihtsalt see tase, mis pidi olema, nagu see pidi nii spetsiifiliselt võimekas olema teatud nagu lihasgruppidegagi. Lihtsalt, et vastu pidada selles korralikus kuumas, sest et noh, sõidud on Itaalias, Lõuna-Itaalias, Prantsusmaal, noh, keset Euroopat kuskil, ma ei tea, Sueras sõidad Hispaanias mingi korralikult 30 kraadi on ilm ja see mentaalne pinge tekitab veel omakorda raskuse juurde, sellepärast et see ajab pulsi ülesse. Ühel hetkel on õhust puudu, lihased hakkavad täis minema palju kiiremini, kui noh, tunned, et ei jaksa sõita. Et siis tõesti jah, ma avastasin, et võib-olla mul siis ka sõidutehnika arenes järgist, et ma olin tulnud teise kategooria pealt, ma olin Rotaxit sõitnud terve oma sellise nii-öelda siis selle eelmised aastad seal ja arenenud just selle järgi. Ja siis VSK-s sain seda valget vegat ja noh, okei, rohelist vegat, aga et lihtsalt ma avastasin seda niimoodi halba viisi. Aga ma ujusin selles mõttes välja, et lõppkokkuvõttes sellise rohkema sõitmisega annab ju teha mingisuguse füüsis alla ka, aga see kipub nii olema, et hooaja alguses sa oled soolikas seal kardi rooli taga ja siis hooaja lõpuks saad aru, et nüüd on päris hea, siis tuleb talv peale. Siis on jälle kevad on jälle sama jama, vaata. Jah, ja no raja peal on ilmselt oluliselt kulukam ja kallim seda taset tõsta endale. Just. Et sellepärast tegelikult ma täna saangi uhkelt öelda, et ma olen nüüd 3 aastat, 3 siis seda off-seasonit, 3 hooaega teinud võidusõitja ettevalmistust. Siis eraldi sellised treeningud, mis on treeninggrupid, me käime, teeme iganädalaselt trenni mitu korda nädalas ja meil on siis nagu selline kava, mis ma olen ise välja töötanud ja ta on funktsionaalne treening, ta on selline, mis on suunatud võidusõidu suunas. Ta on tegelikult kasulik nagu absoluutselt kõigile, et ma võin seda nii-öelda mõninga sellise siis varieerimisega, ma võin ükskõik mis vanusegruppidega treenida. Ja noh, asi peab olema ohutu, et lõpuks ohutus enne kõike. Ma olen sertifitseeritud treener, et mul on nagu seda nii-öelda läbi enda vigade õppinud kõik, aga ma olen ka teooriat ja sellist nagu, et kuidas päriselt treener ja kuidas üles ehitada seda kõike, seda veel nagu juurde õppinud ja ma arvan, tänaseks on päris hea programm koos, mis on niisuguse 3 kuu jooksul talvel paneb tegelikult siis ükskõik mis võidusõit ja sellisesse kohta, kus nad on nagu palju enesekindlamad. See on siis nii-öelda jõusaali treeningklubi põhiline treening siis? No ta on füüsiline treening enne kõike,
aga ta ei ole nagu jõusaali see treening, mis võib-olla inimene mõtleks, et mis on see jõusaali treening, et me ikkagi eelkõige treenime keharaskusega, me treenime motoorikat, koordinatsiooni, mentaalne treening tuleb sinna juurde, me räägime asjadest, me mõtestame asju lahti, me harjutame keskendumist, me harjutame visualiseerimist, erinevaid võtteid, mis tegelikult on mentaalse treeningu osad. Võib-olla jah, ma ei tee nüüd niimoodi, et nüüd täna tegeleme mentaalse poolega. See kõik siuke niimoodi põimutud sisse tavalisse treeningprotsessi ja tihtipeale ka mänguline. Et sõltuvalt siis ka vanusegruppidest, mul näiteks see hooaeg oli noorem grupp, vanem grupp. Vanem grupp oli seal siuke, osad olid isegi täisealised, aga et siis põhimõtteliselt siuke teenage vanuses ja keskmine seal äkki mingi 15-16 ja siis noorem oli siuke 12-13 on ju, et siis natukene olid erineva siis sarnane programm, natuke erinev suunitlus. Aga et see tegelikult vägagi viis nad, ma arvan, sihile ja täna, kus just hooaeg nüüd hakkab, on, et kas või hooaja esimestes treeninglaagrites on hea nagu, kui saadetakse sõnum, et kuule, et päris hea on nagu. Et on tunda, jah? Et on tunda, et on aidanud vaata, et no kõik teavad seda, kes eriti need, kes on juba sõitnud ja siis on minu juurde tulnud, et on aru saanud, et pekki, et siin ikkagi nagu see on nagu hoopis teine tase, kus sa oled hooaja alguses. Just see, kui sa füüsiliselt oled valmis selleks sõitmiseks ja treeninguks kardiga siis, et või miks mitte ka muude asjadega, et tegelikult ma ju treenisin ka driftisõitjaid, rallikrossi sõitjaid ja rallisõitjaid, et need nagu see ettevalmistuse tase ja see, et olla nagu füüsiliselt valmis selleks tegevuseks ja mitte muretseda selle pärast, see nagu annab hoopis teise rahu ja teisega sellise keskendumise nagu tasandi, sest et me ei mõtle enam sellele, et pekki, mul on nüüd mingi viimased kurjust vaja välja saada, et saaks sirge peale, sain korra hingata. Need mõtted on hoopis teised, mõtled kogu aeg täpselt detaili selle, kuidas sa kurvi läbid, on ju, töötad seda sellist rütmi sisse, pulss on madalam, kõrge pulsiga tulevad vead sisse. Madalam, kui sa oled treenitud, siis on keskmiselt madalad. Jah, see proovige ise, et tehke mingisugust spurti kuskil mingi, ma ei tea, paarsada meetrit, pange täiega lihtsalt kuskile jooksma ja siis selle kõrge pulsi pealt üritad mingeid otsuseid teha. Matemaatika ülesannet lähendada. Ja, täpselt. Niimoodi seda vist testitakse vahel. Aga kõik kindlasti sinu juurde ei saa jõuda. Kas sa jagaksid võib-olla meile mõned nii-öelda siuksed baasharjutused, mida teoreetiliselt võiks siis igaüks teha, et olla parem võidusõitja? Või mingid nõuanded või midagi sellist? Jaa, ei, muidugi. Lihtsamaid asju, ütleme siis, kes ei tee nagu üldse mitte midagi või ütleme, toome nagu väga, mulle meeldib nagu asju tuua nagu lihtsustada, et nii palju kui ütleme, ülelihtsustamine ei ole ka hea, aga et üldiselt on see, et ei ole asja mõtet liiga keeruliseks ajada. Et siis väga sellised head baasharjutused ongi see samune rippumine, millest me rääkisime, asi, mida tegelikult väga paljud ei tee, aga selle nii-öelda teine siis variant on millegi tassimine, on ju. Et kas või siis ostu korvi või kottide koju tassimine, autosse tassimine, mingisuguse muud raskuse võtmine, farmer's carry on selle asja nimi, on ju. Nii-öelda rammumehe see kohvri kandmine. Näiteks, jah. Seda teevad kõik naised poest käies. Et see on nagu lihtsalt väga hea arendav asi, aga see on selline väga piiratud, ütleme siis selles osas, et mida ta nagu ära teeb, aga et ta on väga kasulik. Plank on kindlasti asi, toenglamang siis, mis igaüks võiks vähemasti suuta teha mingisuguse nagu täiesti, ütleme siis, ta on asi, mis alati arendab edasi. Et okei, neid inimesi on ka olemas, kes suudavad seal, ma ei tea, 5+ minutit olla ja tundub, et nagu et väga ei ole enam nagu mingi areng, aga seal on siis nagu nii-öelda variatsioonid sellest, mida on võimalik nagu raskemaks ajada alati, et on võimalik panna selja peale raskusi. Et ma ise teen ka ikkagi tavaliselt võtan selja peale mingi suure kette, panen selle endale lisaraskuseks, siis nagu saad jälle selle treening efekti kätte. Teine asi on see, et alati on võimalik kontaktpunkte nagu madalamaks. Ühesõnaga, ma ei hakka detaili minema, aga et plank on hea harjutus. Tavaline kükk töötab väga palju. Ilma raskuseta siis lihtsalt kükki tegemine? Kui raskusega teha, kükket võtta. Ütleme, tehnika loomulikult ei tohi endale liiga teha, aga et lõppkokkuvõttes seda asja võimalik teha niimoodi, et võidusõitja kuskil X riigis mingis hotellitoas peab saama selle treeningu tehtud. Et siis jah,
kehäraskusega ka võimalik teha, võimalik hüpetega teha. Et mul on täitsa mingid treeningkavad välja kirjutatud näiteks, et näed, palun, sul mingi võistlus tuleb, saad ette valmistada ennast sellega, et hoida ennast nagu aktiivsena ja teha hotellitoast. Noh, ma olen ise, ma toon nüüd mingi crazy näite jälle siia, aga et ma olin Tais 2021, seal oli veel koroonaaegne selline karantiini siis situatsioon ja tegelikult oligi niimoodi, et ma sain koroona ja mind täitsa taheti viia nagu kuskile kiirabiga haiglasse ära ja lõpuks nagu sain siis mingisugusesse karantiini sellise hotelli tulid ja ma olin seal toas kinni siis mingi nädal aega või äkki 10 päeva ja siis ma hakkasin seal nagu tervemaks saama. Mul oli võistlus tulemas kohe. Ma teadsin, mul on nagu, ma saan sealt karantiinist välja, mul on järgmine päev, ma sõidan Bangkokist Burirammi ja mul on vaja võistelda. Ja ma hakkasin seal väikselt trenni tegema, aga et noh, hotellitoas siin niimoodi samas, et voodi on siin, välisuks on siin, väike rõdu oli, see oli hea, sain seal rõdu peal istuda vahepeal värsket õhku hingata. Mul oli siuke siis L-tähekujuline jooksuring seal, ma tegin reaalselt, ma jooksin 5 kilomeetrit päevas. Niimoodi, oh my god, need on nii väiksed need toad, kus see ikka nagu 27 sammu oli üks ring. Niimoodi, et ma sain nagu täpselt siukse nagu, mul oli mingi circa 10, kusjuures suht suur nagu hotellituba, ta oli mingi nagu golfi mingi resorti endine hotell, ta ei olnud nagu see, et ma olen nüüd vasta voodit, et mul oli voodi kõrval, oli täpselt siuke samasugune nagu ruum nagu siin selle põrandaga on ja siis siit samast läks nüüd mingi veel paar meetrit edasi, siis oli välisuks, et ma sain ikkagi paar sammu siit, mingi 4 või 5 sammu sain teha niimoodi, siit ja tagasi nagu ja siis ma jooksingi, see oli nagu joonejooks, aga natuke siukse stiiliga. Aga noh, kõik on võimalik. Ja mul on need reaalselt, mul on täna Karminist ka, ma võin need võtta, näidata neid treeninguid, et mis ma seal tegin, et okei, füüsiline tegelikult raske, mul oli nagu, just olin haige olnud, kellel on koroona olnud, et ei ole kerge. Aga et lõppkokkuvõttes kuidagi tuleb hakata vaikselt utsitama enda keha ja hotellitoast lõpuks võimalik nagu kõik ära teha. Aga et kui me jõuame nagu päriselt näiteks jõusaali või ütleme siis mingisse spordiklubisse, kus või kas või õue, et teha mingit päris treeningut, et siis me ei ole enam piiratud nende hotellitoa või siis toa võimalustega või ainult keha raskusega. Ma saan nagu, muideks üks üliasi, mis veel rippumisele nagu järgi, et lihtsalt lõuatõmmet teha. Et tegelikult on ulme, kui paljud nagu ei jaksa lõuga tõmmata. Et seda on võimalik ka lihtsamaks teha igast kummidega ja mingite jõusaalis mingi masinaga, kus see aitab sul seda teha, et see on nii nagu selline baasharjutus, mis annab nii palju stabiilsust kerele juurde, kui natuke tugevamaid seljalihasid omada, et see on tegelikult lõppkokkuvõttes ju see, mis on kontaktis istmega ja annab selle stabiilsuse, et hoida roolist kinni ja et mitte seal soolikas olla kardiroolis või autoroolis, et see treening lõpuks on funktsionaalne ja ta lähtub nendest tegevustest, mis on siis rooli taga. Nii et laias laastus, kui sa teed rippumist, planku, kohvri tassimist, kükki ja lõuatõmmet, siis oled endal katnud üldises plaanis vajaliku ära. Lisaks siis muule füüsilisele aktiivsusele. Ja ütleme sinna väikse, aga ütleme siis niimoodi, et see ei ole praegu, see ei ole nüüd mingi treeningkava. Aga me räägime siin mingitest headest näidetest, mis on head harjutusel. Lihtsalt, et need on täpselt siuksed teemad, mis tulevad teinekord jutuks, et mis võiks olla hea ja niimoodi. Üks asi, mis siia väga oluline nagu lisada, see, et võidusõitja peab treenima mu kaela. Ja kõik, kes on mu trennis käinud, on seda nagu fakti maista saanud, et kaelatrenn on maru oluline. Kuidas sa treenid kaela? Seda ma tahtsin küsida, et viskan siia hakkan tegema. Selleks on mingid harjutused selles mõttes. Treenitakse erinevad viisi. Või ma lähen õhinale, ma juba tunnen. Põhimõtteliselt on, maadlejad teevad igasugu nagu mati peal, panevad pea maha, hakkavad seal kehäraskusega kallutama peale. Tõstad ennast nii-öelda silda osaliselt, jah? Näiteks, see on üks variant. Tegelikult põhiasi, kuidas mulle meeldib seda nagu teha ja mis on ka, ütleme siis alustuseks kõige nagu võib-olla ohutum on see, et võtta lihtsalt täiesti ilma nagu mingi raskuseta nõjatuda ükskõik kuhu mingisuguse, hea oleks kui joogapall selili peale, keha horisontaali, aga pead ise hoidma. Vaatad lihtsalt lakke, vaatad kaua jaksad hoida.
et kiiver läheb pähe näiteks, lisaraskus, võib-olla mingisugune topispall väikene, mingi pehme selline, paned selle pea peale, toestad seda käega lihtsalt. Külje peale keerad, saad küljed ära teha, et kasutad jah, gravitatsiooni lõpuks on ju, et pea on tegelikult päris raske. Hakkad seda niimoodi üle nagu diivani nurga kuskilt nagu hoidma üleval, et see on nagu siuke baasharjutus, mida me teeme. Me teeme ka näiteks joogapalliga või mingisuguse rätikuga vastu seina, et kaalutad osaliselt keharaskusega peale, hoiad enda keha siis nii-öelda sirgelt on ju. Et noh, kaela on võimalik nii jällegi teha. Või vormel 1 sõitjatel, erinevatel siin spets jõusaalidel või mida tegelikult Eestis minu teada ei ole. Ühel on kaelamasinad olemas muideks. Nii. Revaspordil. Revaspordil on. Ja seal on ettepoole, tahapoole, külje peale võimalik kaelamasin on. Paned raskuse pea vastu ja siis masin on selle raskused paika ja siis hakkad... Aga seda on hea teada, ma ei ole Revalis nii ammu käinud, et ma ei oleks ise osanud arvata. Ma ei ole ka käinud seal ammu, aga siis kui ma kunagi seal sporti tegin, siis ma arvan, et nad äkki ei ole ära vahetanud neid või välja visanud. See oli ainulaadne. No võt. Ei no, annab teha. Ja loomulikult sõitmine ise on ka hea, et see on ju siuke asi, mis annab seda päris kaelatreeningut, mis on täpselt nende intervallidega, päris nende jõududega ja päris nende suundadega, mis on nii-öelda siis kogu plaanis kõik nagu kaela, kõik nurgad nagu saavad tööd. Et aga jah, pärast seda talvist nagu ettevalmistustrenni, kui järjepidevalt iga nädal teha kaela ja veel korduvalt nädalas, et siis see on ulme vaadata, kuidas see sellise täiesti baas superkompensatsiooniga sportlased tulevad ja algus nad ei jaksa isegi oma enda lihtsalt kaela hoida ja lõpus seal treening selle perioodi lõpus panevad mingisuguseid 5-6 kilo panevad peale juurde veel ja siis lihtsalt hoiavad tuimalt. Kas kaelad on siis laiemad kui pea? Lähevad laiemaks ka, ja. Aga vaata, lastel nagu tihtipeale on lihased, neid kasva. See jõud tuleb juurde nagu neuromuskulaarselt või nagu muudel režiimidel, aga jah, jõudu tuleb juurde, et see, et lihtsalt see võimekus kasvab, see on nagu seda näge näha, kuidas tegelikult iga jumala aasta on see areng on silmnähtav. Ja sa tahtsid rääkida nüüd ka sellest nii-öelda vaimsest poolest? Ma jah, tahtsin vaimse poole koha pealt, et kui oluline see teema sinu jaoks on, kuidas sina käsitled seda, et kas sinul on mingid, kas sa käid kuskil, kes aitab sul ette valmistada, annab nõu, kas sa ise annad kellelegi nõu ja kõik see... Ütleme siis niimoodi, et ma ei ole professionaalne sertifitseeritud psühholoog ja ma kunagi ei hakka olema ka, et ma ise ei paku otseselt mingit sükest nõustamisteenust või et nagu vähemasti ma jagan oma kogemusi ja teadmisi. Ma olen selles suhtes spordipsühholoogia fänn ise, ma olen seda õppinud mingil määral nüüd kursustel. Ma olen lugenud raamatuid, mis on sellel teemal ja ütleme siis segades seda kõike nagu enda kogemuste ja nii-öelda ka enda siis sellisest nagu vajadusest lähtuvalt, et aru saada nagu ja õppida ennast ise paremini tundma, et siis ma olen tegelikult õppinud nagu palju sellist päris teadustööd ja päris nagu siis tehnikaid, et kuidas nagu midagi lahti mõtestada või et kuidas lihtsalt mentaalselt treeningut teha, et need on erinevad aspektid, aga et kogu see kogupilt kokku, jah, need, kes ikkagi käivad mul trennis, ma suhtlen nendega, ma katsun aru saada, mida nemad arvavad, mõtlevad, ma saan tegelikult mingisuguse perioodi peal ikkagi aru ka enam-vähem, et kus kohas nad omadega on, ma võib-olla tunnen ise ennast ära seal. Aga mis on võidusõitjad peamiselt vaevavad niisugused nagu vaimsed küsimused? Ma kohe tulen selle juurde tagasi, aga ma lõpetan selle vastuse ära, et lõppkokkuvõttes vastus on, et väga oluline ja mentaalne pool siis just võidusõidus. Ja just võidusõidus, sest on oskusspordiala. Et see ei ole see spordiala, kus me sõidame finišisse ja nagu täiesti ribadeks ennast füüsiliselt. Ja hea on, kui ei juhtu nii. Et on ka seda juhtunud, et ma olen sõitnud mingite 180 pluss mingi pulssidega kuskil kohavõitluses niimoodi, et endal on täiesti punases on ju pulsikell. Aga et see on siis nagu vägagi mentaalne spordiala, sarnaselt golfi, tennisega, iluuisutamisega, igas selliste nagu oskusaladega, kus kui mentaalne pool ei ole tugev, siis meil ei ole nagu midagi selle tegelikult nagu võidu peal ei ole midagi teha ja isegi üldse nagu, et välja tuleks, on ikkagi väga raske.
öeldakse, et kui nüüd natukene minna nagu numbritesse, siis et üle 90% on mentaalne. Ja et see on tegelikult, et me võime seda füüsilist nagu arendada ja loomulikult see ongi oluline, sest lõppkokkuvõttes kogu pilt peab kokku tulema. Kui meil jääb füüsilist puudu, siis hakkab ka mentaalselt raske, sellepärast et me ei suuda keskenduda, me ei suuda nagu fokusseerida, me teeme vigu. Ehk siis need on nagu põimuvad käsikäes, aga et mentaalne treening on ka, et on see koordinatsioonitreening, on fookuse treening, on visualiseerimine, on nagu see selline reaktsioonitreening, mis on ka nagu mentaalse treeningu osa. See kõik on nagu üks ja miks mitte ka koordinatsioon, tasakaal, üldine sihuke keha tundmine, see on ka nagu mingi maani läheb nagu mentaalse treeningu alla, aga see on täiesti eraldi teema veel, mis puutub nagu eesmärkide seadmises, siis planeerimisse, võib-olla enda jaoks siis ka nagu emotsioonide ja tulemuste lahti mõtestamist ja ütleme selline natuke sügavam teema, mis läheb võib-olla nagu juba ühel hetkel nagu sealt spordist nii-öelda suure ringiga nagu kogu elu peale välja ja ütleme kogu identiteedi küsimuste juurde. See on hästi nagu sihuke, kuhu võib-olla meil ei ole täna aega nagu süveneda. Hästi sügav, jah. Jah, aga et see on hästi otseselt lõpuks seotud, et kui sportlane läheb oma sooritust tegema, ta peab tegema 100% nagu andma kõik endast välja, siis seal on väga suur osa sellest, kuidas ta ennast tunneb ja kui enesekindel ta on. Ja et kui juba sportlasel on mingid kahtlused või siuksed ebakindlused või siuksed nagu mingid värinad sees, mingitest muudest asjadest või sellest samast spordialast lähtuvalt, siis see tõenäoliselt sealt tuleb see idekas mingi ring kvalifikatsioonis on väike. Aga et sportlane tunneb ennast hästi, ei ole pinges liiga, väike pinge on hea. Et see balanss üles leida ja suuta siis ennast nii-öelda panna sellesse heasse tsooni, et olla ise sellises flow seisundis ja suuta nagu endast maksimaalne välja pigistada, et see on tegelikult siuke oskus, mida ma arvan, et elu lõpuni nagu igaüks tegelikult arendab. Ja kellel siis paremini, kellel halvemini. Aga jah, see on see minu siuke natuke lendlev vastus, aga et sorry, korda please küsimust. Ma arvan, et sa tegelikult mõnes mõttes vastasid sellele küsimusele ju praegu ära, aga... Ma tervise osas viimase küsimuse, sest meil on väga vähe aega veel jäänud. Ma küsiks veel ära, et kuidas sina ette valmistad siis enda võistluseks nii-öelda siis vaimsest poolest, et milline see protsess välja näeb? Sa ei pea nagu detailidesse minema, kui sa ei soovi, aga üldiselt... Tsooni minek ei. Jah. Või siis kuidas see rooli taga nagu, ma ei tea, hingad või kuulad mingit lugu või? Ei, väga hea, Ma ei taha võib-olla liiga palju siin lahti kõike rääkida, sest et see natuke ka sõltub ja see on siuke asi, et ma ei taha võib-olla täpselt rääkida, mida mina teen, sest et siis kõik üritavad seda teha ja see ei pruugi toimida kõigil, sest see on hästi individuaalne asi, see kogu see mentaalne siuke valmisolek ja ettevalmistus. Aga et räägin mingitest nagu detailidest näiteks, et hingamine, selline siis aeglane hingamine või siuke nagu rahustav hingamine, see on tegelikult üks osa nagu sõidu ajal toimuvast. Et asi, mis ma ka väga tegelikult ja ma üritan seda mitte nüüd väga pikalt vastata, aga see on tegelikult hästi äge lugu, kuidas ma esimene kord olin 24 tunnil Le Manil öösel mingi kella 2 ja kella 5 vahel. Ma olin juba mingi 2,5 tundi sõitnud ja mul oli 3-tunnine stint, 3 triple stint siis. Ja kogu selles värinas ja asjade virvarris ja siukses ma ei olnud uneolekus, aga ma olin nagu siukses nii-öelda ma olin unine juba ja nagu hommik vara on ja täpselt see siuke. Ma ei saanud väga aru, mis toimub, aga ma olin nagu ikkagi suht locked in. Aga võis robot juba? Ma olin siuke autopiloodil mõnes mõttes, aga flow ikkagi, nii et ma sõitsin hästi, ma olin kiire, ma tõusin 4. kohalt esimeseks. Ma võitlesin just selle esikohaga. Ma tõusin esimeseks ja ring või pool ringi peale seda ma sain aru, et nagu hakkab mingisugune kuidagi, kõik nagu distantseerub kuidagi ja ma ei fokusseeri, kuidagi nagu veider oli, ma hakkasin nagu ennast veits nii-öelda, ma hakkasin nagu kommenteerima ise ennast nagu kolmandas isikus või kuidagi. Ja siis ja mu visuaalne ka läks veidi niimoodi tunneliks ära. Siis ma mõtlesin, et oota, mis asja, et midagi nagu väga veider, ma andsin raadio teel reaalselt teada ka tiimile, et kuulge, et midagi on kahtlast, et võib-olla peab nagu boksi ära kutsuma, et pange järgmine sõitja valmis, et mul on nagu tervisega vist midagi, ma ei tea, vaata. Aga ma ise mõtlesin välja, et juba mingi sektori või 2 hiljem struggle'isin täiega, ma üritasin nagu, ma sõitsin kiiresti edasi, aga ma juba olin nagu, et pekki, ma ei tea, nagu asi ei ole nagu kontrolli all vist enam või on või nagu ei tea. Siis ma sain aru, et äkki see on hapnikuga seotud.
ja sest et mul oli pikaajaliselt oli väike hapniku puudus tekkinud ja siis mul hakkaski see visuaalne hakkas kokku tõmbama ja ma veits olin niisugune nagu ei olnud enam nagu nii-öelda nii kohal ja ma tegin hästi kiiresti seda, et ma hakkasin hästi sügavalt hingama ja hästi just nii-öelda forsseeritult hästi palju nagu üritasin hapnikku laadida enda peale ja mingi pool ringi hiljem või ring hiljem mul oli nagu korras kõik nagu reaalselt läks üle ja siis ma saingi aru, et ma olin selles asendis seal rooli taga ja värinaga ja 2,5 tundi ja pingeseisund ja kohavõitlused ja asjad ja öösel ja nagu ma ei olnud pannud tähelepanu piisavalt sellele hingamisele, see tegelikult maksis nagu, oleks võinud mulle maksta kätte, aga ma suutsin sellest olukorrast nagu välja tulla nagu võitjana. Väga lihtne asi tegelikult on ju. Ja väga lihtne asi, tuletab seda meelde, et mida ma räägin sõitjatele ka, et sirge peal tuleb nagu kui vähegi võimalik, tuleta endale iga natukese aja tagant meelde, et sügavalt sisse välja hingata, et lihtsalt nagu see, miks mitte mentaalselt aitab, aga et ka füüsiliselt lihtsalt ega tegevus on ju raske. Ja sellel hetkel, kus sul on nagu puhkemoment, katsu see pinge endast välja lasta, katsu nagu sügavalt hingata, katsu lihaseid nii-öelda lõdvestada, see annab sulle jälle kestvust. Kestvussõitjal on see väga oluline. Sprintsõitjal võib-olla see unustab ära, et Savi ma panen täiega lihtsalt. Selle post-it temal arvata teile hinga. jah, hinga. Et see hingamine on nagu hästi oluline asi, aitab maha rahustada ja see tegelikult toimib ka nagu paljudes muudes aspektides. Aga kui rääkida natuke nagu võib-olla siis sellist konkreetse nagu võistluse nagu ettevalmistust, siis mul on jah, mingisugune sihuke enam-vähem rutiin, mul ei ole väga konkreetset rutiini, sest et mul ei meeldi ennast nagu liiga mingisse kasti nagu panna, et ma pean iga kord täpselt nii tegema. Et mul on mingid väiksed asjad, mida ma teen, et näiteks iga kord, kui ma autosse istun, siis ma võtan nagu hetke ja pühin jalgu täpselt nagu ma pühin vasak jalga enne, parem jalga, siis istun autosse. Siis kui on kiire boksivahetus, siis ma loomulikult ei tee seda. Aga selline hommiku esimene, et hüppan autosse, siis ma teen seda ja mulle meeldib ka läbi mõelda, visualiseerida endiselt. See on asi, mida mulle kunagine karditreener Andrei õpetas ja ma siiamaani kasutan, et kui ma tunnen, et mul ei ole asjad päris nagu läbi mõeldud ja sa ei saa kunagi ette planeerida kõike, aga et kui mul näiteks on see, et mul on mingisugune kurv, mida ma natuke teistmoodi sõitma, ma tean, et ma seal ei sõitnud kõige paremini, mul on vaja nüüd see kvaliring kokku panna, siis ma näiteks ka nüüd Mugellos sõitsin kvalis kõige kiirema aja. Kvalisse minnes ma ei tundnud ennast üldse hästi. Ma ei olnud sõitagi saanud praktiliselt, ma olin uuel rajal, ma ei olnud Mugellos enne sõitnud. Ma enne kvalit spetsiaalselt võtsin selle aja, visualiseerisin enda jaoks selle raja läbi, kurvi haaval, tegin selle peas justkui läbi, selle ideaalse ringi. Nii, tegin silmad lahti, ma reaalselt hoidsin roolist ka kinni, see on asi, mida paljud võidusõitjad teevad tänaseks, õnneks. Ja ma olin valmis. Okay, see ei ole, ma ei tee seda iga kord, mul ei ole seda vaja iga kord, aga et kui see on nagu üks selline asi, mida ma näiteks eelmine kord tegin. Väga head nõuanded. Ma arvan, et selle tervise osaga peame siin kukkudama, et meil on ainult mõned minutid jäänud ja me ei jõua väga palju autodest rääkida, aga võib-olla me saame lihtsalt nii palju rääkida, et autod väljaspool sinu võidusõitu, et mis on need mõned lemmikud olnud, mis sul on nii-öelda käte vahelt läbi käinud? Mulle väga meeldis eelmine aasta Drive Estonial kaasa sõita, terve siis Drive Estonia üritus Ferrari 296 GTB-ga. See oli väga vinge auto, väga vinge. Mul täna hea öelda, sest ma ei ole piiratud kuidagi brändidega. Ütleme veel tagasi minnes Ferrari lainel üks kõige sellised... Tahtsin korra vahele segada ja küsida, et Drive Estonial on ju lubatud suruda. Ta on ju sisuliselt asfaldiralli, millel ametlikult kiirust või aega ei mõõdeta. Kas sa said ka suruda? Kas oli see tunne sees, et nüüd ma surun siin nendel väikestel teedel? Ei, ikka oli. Aga kõike nagu siukses kontrollitult on ju. Et lõppkokkuvõttes, et mulle usaldati auto esinduselt ja mu eesmärk oli ikkagi viia see sinna samas olus tagasi, et seda, et ma nüüd surun ja võtan sellest nii-öelda kui võidusõidu autost kõik välja, et ei, kindlasti mitte, aga ikka kitsastel teedel ja äge just, et full asfalt on ju kõik väga ägedad teed, siis sai kiiresti sõita loomulikult, et see oli väga vinge ja auto muidugi, mis toimis nii hästi, et istus ilusti maas. Ferrari lainelt siis nii-öelda
mitte, et ma ei räägi nüüd all time mingist lemmikautost või midagi, aga lihtsalt, et tuua välja, siis olen saanud Ferrari Enzoga sõita. See oli väga võimas kogemus, et sihuke lapsepõlve nagu mõnes mõttes, ma mäletan, mul oli isegi see mudelauto, millega mängisin reaalselt väiksena, et punast värvi Ferrari Enzo. Täpselt siuksega ma sain reaalselt proovida. Tingimustel sa said sõita kuskil nagu ringrajal, tänaval? Shanghai siis seal ringrajal niimoodi, et aga mitte nagu ringraja, Shanghai F1 nagu mitte tervel ringrajal, vaid niimoodi, et paddockist siis nagu ja sinna stardisirge ja siis tagasi, et midagi nagu väga erilist ei saanud sellega teha, aga ma sain sellega ikkagi nagu käima panna. Tunda said ikka kätte nagu. Jah, see oli vinge pill. Ma tean, et sa küsisid tänavaseid autosid, aga et ma pean selle 911 RSR-i välja tooma ikkagi, et see on nagu niivõrd võimas, äge pill, mis nagu siiamaani, kui mul on vaja korra lihtsalt nagu mõelda mingi spetsiifilise nagu sõiduolukorra peale, ma tunnetan juba seda värinat ja seda häält, mis see Flat Six nagu korralikult karjub kõrvadesse, et see on asi, mille taustal ma reaalselt jäin magama Le Manis 2 aastat järjest. Et seesama värin, mis nagu pärast sõitu sisse jääb nii-öelda, samamoodi nagu kui, et jooksed mingisugusel lindi peale jõusaalis ja siis astud lindi pealt maha, siis nagu jalad tahavad edasi. Samamoodi võidusõitjal on siis pärast 3-tunnist stinti selline sama värin sees, mis on see, kuuled nagu endiselt seda kõike nagu järgi nii-öelda. Ma teen tänava autodest, eks ikka nagu erutavad ägedamad autod. Mul on au olnud ka Eesti autogalal aasta sportauto žüriis olla 2 aastat nüüd, et see on ka olnud vinge, ma arvan, et edaspidi loodetavasti ka, et olla nagu rohkem kursis ja nii-öelda selles ringis sees, et näha, kuhu tänane autondus liigub ja et see kõik ei ole nagu väga ühetaoline, et on just äge nagu näha erinevaid suundi ja proovida neid autosid sõita. Ise ka nagu väga halva autoga ringi ei taha sõita, aga et lõppkokkuvõttes mul ei ole vaja nagu seda mingisugust Porsche GT3 RS-i, et rahul olla. Nagu. Sul on muud, sa lähed rajale ja pakiga võiks olla, äge oleks. Ei, aga jah, täpselt, mul on need väljundid nagu mujal, et mul ei ole vaja. Päris nagu, tegelikult pikk aeg oli niimoodi, et ma sõitsin ise golfiga ringi. See oli kuidas GTI või? Carlos Sainz, see oli GTI, aga ma ei, hea küll, ei, äge pilt muidugi. Aga lõppkokkuvõttes on see, et äge on öelda nagu Carlos Sainz oli ka, et I drive a golf. Nüüd on niimoodi, et sõidan ise ka, võtsin liisingusse ikka midagi. Aga sellegi poolest, kuna sa otsisid meile pikalt välja ühte pilti, mis oli siis data logimise kohta, siis mina olen alati tahtnud teada, on need graafikud, juba palju jooni jookseb seal. Mida te sealt üldse välja loete? Et meil on siin olemas ka see pilt. Saatame seda pilti uuesti. Just, et... No siin on väga selline baas, muideks väike paus, keegi äkki arvab ära, mis rada on. Võite kommentaaridesse kirja panna. Jah, annan siuke 5 sekundit veel. Siin on ilusti näha. Sa pead selle välja ütlema meile praegu. Ära ütle meile välja, me võime öelda seda ju... On see selgitus jaoks oluline? Ei ole. Selge, siis lased mõtlevad. Aga räägime siis, mida me siin näeme. See on selline baas data channelite ilus graafik, kus siis üleval on kõige esimene ülevalt joon näitab meile käike, mis meil parasjagu sees on. Must joon. Must joon, jah. Mida ülevale poole, siis seda kõrgem käik, allpool alumine käik peaks olema teisest kuni 6. käiguni. Ja selge, jah. Et alustab see joon siis kus kohast mingi... Ei, esimesest isegi. Siin on esimesest kuni 6. Aga 4. käigus see joon algab, jah? Kõige vasakult? Ilmselt? Jep, 4. jah. Okay. Just nii. 4. algab, nii. Järgmine joon on mootori pöörded. See on nüüd kokku pressitud korralikult, seda tihtipeale tegelikult vaadatakse natukene laiemalt välja vaadatuna. See näitab meile nüüd siis mootori pööride vahemikku ja ilusti käibate käikudega kaasa, siis ma ei tea, äkki arvata ära, mis see järgmine sinine joon võiks olla. Pidurdamine. See järgmine sinine, close but not a cigar, see järgmine on rooli nurk. Ja vaata, ta on enamus aeg, palju aega on tegelikult ju keskel, ehk siis see nii-öelda mingi siuke tasand, see on sirge rool.
allapoole nüüd konkreetselt siis ma annan väikse vihje paremale ja siis ülespoole sellest keskmest on siis vasakule roolikraadid. Noh, kõikide nende asjadega niimoodi, et kui sa siit lähed ja ükskõik mis data acquisition programmiga, kui lähed sinna siis peale, sa saad täpse väärtuse, täpse ajahetke. Sa saad ka ta panna niimoodi, et ta on aja vastu või siis sa võid ka ta meetrite vastu panna, ehk siis ta on distantsiga väga täpselt, sa saad võrrelda siin tihtipeale tegelikult sa paned mitte ainult nii, nagu siin on praegu ühe auto, mis on konkreetselt siis RSR 19, üks ring, aga et siin võib olla ka nii-öelda teise värviga siis teine auto või teine nii-öelda tiimikaaslane, kellega siis võrdled, on ju. Tahtsingi küsida, et kas see on siis nagu peamiseks võrdluseks, et kui sa näed, et sa kaotad oma tiimikaaslasele 20 ja otsid neid taga nii-öelda. Täpselt, see on kõige täpsem asi, millega vaadata, et noh, meil on videoanalüüs loomulikult, mis on oluline, mis on võib-olla isegi sellisel nii-öelda kuni täitsa mingi tasemeni on nagu parem veel, et sa saad sealt nagu nii-öelda puust ja punaseks näed, et sõida siit, mitte siit, on ju. Kui asjad lähevad rohkem süvitsi, rohkem detaili, siis tegelikult data on see, mis ei valeta ja saab võtta nagu väga-väga nagu kurvipõhiselt. Aga et räägime korra siin need viimased 2 ka, et kui juba siin rool oli võetud, on ju, kusjuures siin pidurit ei olegi sellel data graafikul, aga et järgmine on kiirusgraafik. See näitab ilusti, et kuidas tegelikult joonistuvad siin kurvid välja. Ja viimane roheline on siis gaasi graafik, et gaasipedaali õigemini siis gaasipedaali asendi. Ja noh, see ülemine siis platoo on täpselt siis, kui palju gaas põhjas on parasjagu ringil. Kas see graafik iseloomustab enam-vähem kõige rohkem siis seda, et mida sina võidusõitjana pärast sõitu hakkad siis analüüsima? No näiteks, autost välja võttes. Ja tihtipeale insenerid teevad koostöös seda sõitjatega, et või on ka mingi nii-öelda driver coach või siuke õpetaja seal veel kõrval ja et siis sõltuvalt sellest, mida me üritame siis nagu parandada ja mida me üritame leida, mis nagu detaili tasemel, et see siuke lähenemine natuke erinev, aga jah, laias plaanis käid sõitmas, sul on mingi video, mingi data, tihtipeale noh, tänapäeval, mis ongi võib-olla kõige nagu kasulikum ja mulle ka nagu sõiduõpetajana on võib-olla esimene selline asi, mida ma vaatan, mitte see pure data ainult või siuke nagu, et vaatan seda graafikut, vaid ma vaataks videot ja graafikut koos. Ma näen nagu, ma võin videot vaadata, ma näen data järgi ära, mis on need enam-vähem kohad, kus põhikaotused on, ma näen selle juba näiteks enda referentsi vastu ära. Ahah, siis ma videost oskan juba vaadata, ma leian selle põhjuse palju kiiremini ülesse, saan ka visuaalselt näidata siis sõitjale, et näed, siin on tee sellist asja või pidurda siin täpselt siin nii palju hiljem või keera hiljem sisse kuskile kurvi või noh, mingi Apex näiteks on kätte saamata jäänud. Noh, ütleme siis juba läheb detaili, on ju. Aga et jah, see protseduur on niimoodi. Sõidad, analüüsid, sõidad. Ja nüüd, kui mina tahaks hakata sõitma näiteks see aasta mingisugust ringrajasarja, leian endale auto, on ju, millel ei ole ühtegi datalogerit ega midagi peal, siis mis oleks see esimese datalogeri nii-öelda siuksed kriteeriumid, mida ta peaks kindlasti omama, millest võiks alustada? See on hästi raske küsimus. Ajale ja predictable mingitele ennustatavatele sektoritele, mis nagu enam-vähem kõik tablood näitavad ära sulle. Aga et noh. Noh, see juba täna jah, GPS-i põhiselt nagu need laias plaanis on kõik olemas. Mis andmeid sa tahaksid näha, kui ma ütleks sulle, Martin, tule mulle appi ja aita mind saada. Ma tahaks näha visuaalselt tegelikult, et tegelikult kõige, ütleme, algne on üldse see, et pane mingisugune kaamera peale, et oleks üldse näha, mis sa teed. Veel parem oleks nii, et see kaamera näitab ka rooli tegevust. Ja veel noh, eriti hea oleks näha ka seda niimoodi, et on ka aru saada, millal nagu jalad liiguvad, on ju, täpselt. Kus see on visuaalselt tegelikult olemas, siis see juba väga rafli saad nagu hakkama. Aga selleks on GoPro'd vaja või mingisugust muud mingit. See eeldab seda, et nüüd keegi teine vaatab kõrvalt, kes oskab sind hinnata. Aga teine kord vaatad ise, saad ka tegelikult päris palju nagu, et okei, ma tegin siin hoopis nii. See, mis sa päriselt rajal tegid versus see, mis sa nagu pärast vaatad kolme. Noh, mina täna näiteks, mul ei ole nagu sõiduõpetajat, kui ma käin sõitmas. Ma olen selles nagu, mul on, ma pean tihtipeale teisi õpetama või aitama, aga et mul on kasu sellest, kui ma enda videot vaatan. Analüüsid järgi on ju. Just, ma analüüsin järgi, vaatan, kuidas välja tuli sooritus, ma tean, milline see peab välja nägema, ma tean, mis nagu ma tegin, seal ma teen selle nagu analüüsi ära.
Aga kui nüüd ikkagi minna sellesse nii-öelda data poolde, siis lihtsamad asjad. Sest kindlasti on ka seadmeid, mis võimaldavad sul valida 20 asja, aga sul on tegelikult vaja algaja kasutajana võib-olla 5 võib-olla või 3. Et sellised asjad, mis annavad, näiteks ma tean, et võidusõiduautodel on suhteliselt lihtsad data logimissüsteemid, mis on siis nii-öelda video ja väike data pakett nagu koos. Need on head asjad, sest et neid on niimoodi, sul ei tule seal võib-olla kõige nagu detailsemat datat, aga lõppkokkuvõttes tegelikult ei olegi nagu vaja, on ju. See on vist RaceLogicu V-box on tavaliselt see üks nendest. Nii, nimetasid praegu täpselt selle, mis nagu ma oleks öelnud, on ju. Aga et see on väga hea asi, sest et seal vist ka natukene saad isegi lisada mingeid asju või ära võtta, aga et sul on põhiliselt, sul on kiirus olemas, sa saad roolinurga, sul on võib-olla isegi pedaaliandurid, on ju. Et saad sealt selle kätte, pluss tal on mingi G-jõu või landur, on ju, mis küll ma väga seda austus tegelikult ei jälgi, aga et sul on mingi baaspakett olemas. Ma arvan, et hea on ka vaadata näiteks seda, et mis näiteks kardi sellistel datalogi süsteemidel on, et seal tihtipeale, pedaale sul ei ole niikuinii, on ju, need ei ole absoluutselt seal ühendatud, aga sa saad tegelikult ka mootori pöörde ja kiiruse graafikutega saad väga hästi aru, et kus kohas keegi gaasile läks. Kardi võib-olla, või ütleme siis auto liikumiskiirus, see on ka mingi funktsioon ju mootori pööretest, on ju, et see tegelikult näitab ka päris palju, nagu, kuidas keegi purju võtab, et millal hakkavad need kõverikud altpoolt tulema üles ja missuguse nii-öelda siis kõveriku kaldega, et see tegelikult näitab ka hästi palju ära. Ta peab õppima lugema muidugi, et see igaüks võib seda vaadata, olla mingi, ei saa midagi aru, on ju. Aga et kui on võib-olla siis niimoodi, et data, natuke mingit know-how'd kelleltki juurde, võib-olla võtta mingi rajapäev, teha mingi treeneriga selline mingi harjutused läbi, siis juba saada ise aru, et ma pean seda jälgima, minna ise sealt edasi. Et siis mootoripööre, kiirus, roolinurk, kui saab, siis võiks pedaalid olla, see oleks juba nagu lisasik asi. Ja siis on see, et on vaja lõppkokkuvõttes head referentsi, sest et ega nagu võid seal enda datat vaadata, kui palju tahad, aga et tegelikult, et saada aru, mis on nii-öelda võimalik teha, siis peab olema kellegi kiire ring ees. Ja. Sellepärast ongi need gold ja silver sõitjad ja siis on bronks sõitja, kes kõik kinni maksab, jah? Natukene vahele. Jah, sinna suunda. Aga miks mitte ainult võidusõidus, et lõppkokkuvõttes rajapäevadel ju samamoodi, et tegelikult on, kui juba niigi sellesse pühenduda ja panustada palju, et siis miks mitte see väikene väljaminek teha ja võtta kellegi abi natukene juurde ja tegelikult teinekord sellest hoiad palju rohkem kulusid kokku. Just. Ühe refi jooksu raha eest saad hunniku know-how'd. Aga meie aeg on nüüd tegelikult otsa saanud, aga me lõpetame siin ühe vahva küsimusega, mida Henri küsib kõikidelt külalistelt. Ja see on selline, et mis on see üks asi, mida ei tohiks oma autoga kunagi teha? Sinu arvates siis? Sinu arvates. Mis on see üks asi, mida ei tohiks enda autoga kunagi teha? Meil on nii seinast seina vastuseid selle kohta. Lasta tal hooajalise kihi all olla nukralt. Tasub ikkagi mingi korralik tehnopesu teha ja see pigi ära puhastada sealt auto küljest. Oma autot väärikalt hoida, on ju? Väärikalt, jah. Aga aitäh sulle, Martin. Oli kindlasti väga põnevad 2 nädalat, et arvestades, et meil ei tegelikult väga palju rääkimata, siis ma tõesti loodan, et me tulevikus kohtume veel. Tundub, et meil on see siuke... Niimoodi läheb lihtsalt, niimoodi läheb. Aga mul on hea meel, et te kutsusite ja oli väga huvitav jutuajamine. Ja kõikidele siis hobisõitjatele ja pürgijatele, võidusõitjatele, et loomulikult ma loodan, et said siit äkki mingisuguse iva siit sealt ja tuult tiibadesse. Täpselt. Loodame sama. Aitäh sulle, aitäh teile ja Refit Baltairist, esiklaas Glassdrive'ist ja kohtume järgmisel neljapäeval.